Kõige suurema summaga case, millega oled kokku puutunud? Miljardid. Ei. Ma olen Helari Rebane. Mina olen Karl-Henrik Kriis. Ja need on meie kõige küsimused Njord advokaadibüroo kohta. Kõige tehnilisem leping, mis sa oled koostanud? Tegemist oli IT-infoturbe protsesside kohta. Mina pidin vahepeal kliendilt rohkem küsima, mida see tähendab, aga mis see on, kuidas see käib. Aga lõpuks leping sai sõlmitud. Kes on meie kõige ropuma suuga kolleeg? Oi, see on küll Marko. Kindlalt Marko. Ma istusin Markoga ühes toas, et mulle tundus, et ta vahepeal rääkis nagu tavaelu oleks subtiitrid. Et ta lihtsalt nagu istus ja tegi oma asju ja siis vahepeal ma sain aru, et nüüd on mingisugune halb lepingu punkt või miski ei sobi, siis tuli niisugune koledam kõne vahele. Ma tunnen, et vahepeal pool kontorit kuulis siis seda. Kõige punasem joon, mis on sind pannud või paneks sind kellegi esindamisest keelduma? Mingi hetk siuksed, isegi mitte sõbrad, aga siuksed kauged tuttavad hakkasid mulle Facebookis kirjutama, et hei, kuule, sa ju õppisid juuret, kas sa saad mu üürilepingu üle vaadata? Raha ei ole pakkumas, mitte midagi, lihtsalt kuule, sa oled see kasulik inimene minu jaoks. Mul on sellisel hetkel ainult hea meel, ma arst ei ole, et mingi pilt ei saadata, et vaata see täpp üle või midagi. Nii, kõige laisem kolleeg. Mina. Või siis koer Nacho, kes ma ei ole kunagi neid tööd tegemas. Ta lihtsalt istub ja sööb ja pikutab. Vahepeal tahaks ikka mõnda lepingut aitab vaadata või trakteerisin. Ma arvan, asi on sinus. Mind on küll aidanud. Kõige lemmikum Nyordi partner. See peab olema Marko. Jah, see ropsuu on suur boonus. Ükskõik kui raske või kui halb päev sul on, kui sa näed kontoris Markot, siis ta lihtsalt ajab sind naerma. Kõige suurema summaga case, millega oled kokku puutunud? Miljardid. Ei. Mulle ei meeldi ka neid numbreid vaadata. Minna väga mõtlema hakata selle peale, et issand, see leping on väärt nii palju miljoneid, siis see läheb natuke pähe kinni. Et see võib-olla tekitab mingit lisasurvet, ehk siis ma tavaliselt isegi väga ei pane tähele, mis selle number on. Kõige legendaarsem tööpidu. Mina, kes ma olen tervelt ühtedel töökohal suvepäevadel käinud. Aga ei, need olid ka päris lõbusad, olid Pärnus ja meil läks öösel kõht tühjaks. Eks me mingi grupiga Karl-Henriku juhtimisel mõtlesime, et hea mõte oleks Bravo purksi minna. Kuna see oli rannast natuke kaugele ja kõhud olid tühjad, siis mõtlesime, et aga lähme jooksuga. Ehk siis me öösel sõrkisime läbi Pärnu linna. Selleks, et jõuda Bravo purksi, et avastada, et see on kinni. Kõige lemmikum töökaasana. Jumala. Kui see läks juba selliseks suureks Marko ülistamiseks, ma ütlen jälle Marko. Mina arvan ikkagi see, kes meil seda Red Bulli külmkappi täidab, et ilma temata läks vahepeal päris raske. Ma hakkas nimesid nimetama. Kas minu kord ei peaks olema või? Mul läheb sugaks asja. Kas mina just ei rääkinud või? Sa rääkisid tõesti, jah. Ma ei tea, miks ma siiski intervjueeri rolli olen võtnud siin. Ma ei tea, ma tunnen, et Karla ei taha rääkida.